Aitäh! Tšau sõber, mina olen Loolale Anna ja täna ma tulin Mustamäe elamuspaasse ujuma. Kas sinule meeldib ujuda? Ujumine on minu lemmik, ma võiksin vees lausa elada. Aga enne kui ma lähen vette, on vaja ära teha ikka väga palju tähtsaid asju. Kas sina tead, mida on vaja teha enne, kui sa basseini lähed? No vot, tule vaatame koos. Kui palju kappe siin on ja vaata, igal kapil on oma number. Siin on numbrid 2, 6, mis number see on? 4, jaa, see on 264 ja see number on 265. No vot, mul on vaja endale nüüd ka üks kapp välja valida. No mina võtan endale selle kapi, aga selleks, et kapi uks avaneks, on meil ühte loitsu vaja. Ma tean. 3, 2, 1. Avane kapi uks. Saigi lahti. Nüüd ma saan siia oma asjad ära panna ja ujuma minna. Hurraa! Näed, mul on seljas hommikumantel. Kaasas on trikoo, dušivaht, šampoon, pesukinnas ja plätud. Aga enne kui ma lähen ennast pesema, teen ma ühe kiire peatuse tualetis. Kas sul on ka nii, et enne ujuma minekut on alati pissihäda väga suur? Nii et ma nüüd teen selle kiire peatuse ja kohe tulen tagasi. Ja nüüd ma lähen ennast pesema. Enne basseini minekut on vaja korralikult dušivahu ja noostiku või pesukindaga ära pesta keha, šampooniga ära pesta pea ja korralikult ära pesta ka jalad. Alles siis saab panna selga trikoo ja plätud. Kas sa tead, milleks nüüd plätusid on vaja? Põrad on päris libe ja selleks, et mitte kukkuda, plätudega on palju ohutum kõndida, siis ei ole nii libe. Pean oma peapuru ära võtma. Ma pesin ennast kenasti ära ja nüüd ma olen valmis ujuma minema. Aga sõber, kas sa tead, et vees ja vee lähedal olemisel on omad reeglid. Et siin on üks inimene, kes aitab mul seda teha. Tere! Mina olen Loolale Anna. Kes sina oled? Mina olen Piret, ujume koos ujumiskooli treener. Kui tore, väga meeldib. Tere! Piret, mis on need kõige tähtsamad reeglid, mida igaüks peab mäletama basseinis? Esimene, kui sa tuled ujulasse, siis alati kõnnid. Sest basseini ääres on ikka vett läheb põrandale ja plaadid muutuvad väga libedaks, et võib kukkuda, et alati kõnnid. Teine oluline asi on see, et vaatad basseini ääres, kust saab sisse minna basseini, et igalt poolt ei või hüpata. Et siit ei tohi hüpata? Et esimene kord kindlasti ei tohi, et siin on olemas redelid. Et siis lähed redeli peale ja selge ees tuled siis vette. See on väga hea reegel. Kas on midagi veel? Püsi siis ema ja isa läheduses. Vanem peaks enne vette minema ja siis tuleb laps järgi. Nii, ehk siis emmest ja issist kaugele ei tohi ära minna. Püsime koos emme ja issiga. Ja kui sa tuled esimest korda basseini, siis sa ei tea, kui sügav see vesi on. Et võib-olla mõni pisem laps jalad ulatuvad põhja, aga pea välja ei ulatu. Seda peaks ka emme ja isiga koos siis vaatama, et kui sügav vesi on basseinis. Piret, väga head reeglid, aitäh sulle, aga mina olen valmis nüüd kontrollima, kui sügav see bassein on. Kas võib nüüd vette minna? Lähme vette. Hurraa!
Piret, kas sa saaks näidata mulle mänge, mis aitaks meil kohaneda veega ja samas lõbusalt veeta aega ja selliseid mänge, mida emmed ja issid saaksid koos oma lastega basseinis mängida? Kõigepealt võiksime minna vahendite juurde, aga et oleks lõbusam minna, siis lähme nagu mootorpaadid. Mootorpaadid, nii. Kükitame. Kükitame. Nii, ja siis paned sinna suusi ja vee juurde ja lähme mullitadest. Mina olen mootorpaat. Väga hästi. Igas peres on mõni tass või tops, mida saab ka vannis teha. Võtad topsi, vaatad, vesi tuleb. Sealt kallad endale juba näiteks õõla peale. Mõnus. Siis saad siia kõrva peale. Siis proovime päris päeva. Võta õhupallguse sisse. Kas sa oskad see juure õhupalli võtta? Mida ma veel teen? Siis on meil sellised ämbrid, millel on augud sees. Et saab teha vihmasadu. Aga siis on ka nii, et võtad oma õhupalli ja vihmapill tuleb, siis sajab sinu peale. Väga hästi. Ja õhupall läks katki. Kas ma just harjutasin õhu kinni hoidmist? Nii lihtne ongi. Kui selle õhupalli kinnihoidmise selgeks saanud, siis võime juba vaadata vette koos õhupalliga. Et võtame siis õhupalli ja vaatame vette, kas me oma varbaid näeme. Hästi. Ja õhupalli lased siis alles siis lahti, kui sa veest välja tuled. Nüüd me harjutasime sukeldumist. Peaaegu juba oleme sukeldunud, aga me võime ühe kohanemise mängu ka teha. Meil on siin pallid. Paned palli ette ja kätega siis proovid mitte puudutada palli. Lähme nagu tuuled. Tuul puhub. Kuidas mullitades on palli lükata? Ma lükkan teda hoopis ninaga. Jaa, ninaga hea mõte. Nii, siis saab otsa ette ka panna. Niimoodi sa lükkad otsa ja siis võtad õhupalli. Lükkad palli. Oi, pall kadus ära. Niimoodi ma ei näe ju teda lükata üldse. No ma proovin veel. Ma võtan õhupalli põskedesse. Ma märkasin, et sul on juuksed lahti. Et kui tüdrukutel või poistel on ka pikad juuksed, oleks hea basseini tulles juuksed patsi panna. Et siin on sulle patsi kumm. Ebamugav on vee alla minna, juuksed tulevad silma ja juuksekarvad lähevad ka siis siia basseini laiali. Nii, aitäh. Aitäh, ma üldse ei mõelnud selle peale. Patsikummi ei koju, aga näed, nüüd ongi palju parem. Nüüd vaata, ma saan minna vee alla ja juuksed enam ei sega mind. Väga hästi. Palju parem. Meil on siin mõned uhkuvad asjad, mis lähevad veepõhja. Paneme nad siis basseini põhja ja vaatame, kas me saame nad katta. Pead natuke endale hoogu andma. Hüppad õhku ja puud siis mulle välja ja proovid selle asja sealt põhjast kätte saada. Hästi. Aga ma panin silmad kinni, ma ei näinud tegelikult mitte midagi. Alguses tundub hirmus natuke vee all silmi lahti hoida, aga tegelikult silmad ju harjuvad ära, eks? Ja kui sul on prillid, sa võid ujumisprille ka kasutada. Ujumisprillid. Järgmine kord ma võtan ujumisprillid ka kaasa. Väga hästi. Ma täitsa nägin. Nii, kilp on. Ja nüüd proovime, et kas meie saame ka kilpkonnad olla nii, et sa võtad põlvedest kinni, proovid nina saada vastu põlve ja tõstad jalad ülesse. Nii, ma proovin ka. Saame mängida võtavuse mängu. Tekimängu. Tekimängu. Nii, mida ma pean tegema? Sina tõstad jalad üles, mina siis vean siin nii-öelda basseini. Sa võid teha mulli ka, et mootor ka.
mootorpaat, anna. Ja võid vahepeal valgelaevaks ka minna. Piret, suur aitäh, meil oli väga lõbus, aga mina lähen nüüd uudistan, mida põnevat siin veel on. Kohtumiseni, tšau! Aitäh sulle! Siin on üks krokodill ja tead, selle krokodilli nimi on Willy. Krokodill Willy. Siin spaas on päris palju linnukesi. Loeme kokku, mitu linnukest me siin leiame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Mul on olnud nii mõnus päev siin spaas, aga enne kui ma koju lähen, ma lähen sauna lõõgastima ja sinuga näeme varsti jälle. Tšau!